Aga aeg on otsad kokku tõmmata ja ma pean teile ütlema, et ma tahaksin siiski ka natukene oma mingeid mõtteid avaldada teemal, et mets ei läheks metsa. Nii et see väikene lühikene sõnavõtt minu poolest ka siia juurde. Viimastest päevadest ja ka sellest konverentsist on mulle kõrva jäänud üks fakt. Ja see tuleb Eurostati 20. märtsi metsapäeva puhul avaldatud uudisest, mille järgi peaaegu kogu Euroopa, vähemalt suur osa sellest, rõkkab rõõmust, et metsatagavara suureneb. Ja seal on üks punane erand, see on Eesti. See käib siis 2003. aasta kohta, kus siis meie metsapuidu tagavara vähenes 2,5 miljonit tihumeetrit. Rääkisin Rauliga, et see võib aegalt minna üles ja alla, aga see 2,5 miljonit, see on ikka räige. Ja see lihtsalt näitab ka seda, et õigemini peegeldab seda, et see, mis metsaga toimub üheselt, meil toimub lihtsalt tohutu üleraie, mida on siin ka korduvalt öeldud, ja sellel pole mitte mingit pistmist looduskaitsega. Lihtsalt meie metsatööstus selline, nagu ta on, liigub jätkusuutmatul kursil ja paraku need metsaseadused, mis praegu plaanitakse menetleda, need ainult pikendavad natukese ajaks seda jätkusuutmatust, aga seekord siis juba meie elukeskkonna arvelt natukene üldisemalt. Ja vaat siin nüüd peab see loodushoid palju tugevamalt sõna võtma. Nii et ilmselgelt midagi on äärmiselt mäda selles, kuidas ja mida meie metsade üle otsustatakse. Ja see on lihtsalt lubamatu. Seda peab kuidagi teistmoodi tegema. Aga veidi pikemas plaanis, ja see on siin eelmistes kõnedes ka osadelt välja tulnud, mulle tundub, et me ei saa rääkida metsast kui asjast iseenesest. Seda peab mõtestama natukene laiemas ühiskondlikus kontekstis. Miks? Seda sellepärast, et see, mis toimub meie metsaga, on tegelikult üldisemate ühiskondlike protsesside üheks peegelduseks. Ta ei ole asi iseenesest. Ja teisalt, mis ka siit välja tuli praegu, et see, mis metsaga toimub, pole lõpuni tegelikult lahendatav, kui me keskendume ainult metsale. Jällegi, laiem kontekst on olulisem. Või lühemalt öeldes elukeskkonna ja kitsamas mõttes metsaproblemaatika, see on kultuuriteema, see on sotsiaalne teema ja teda tuleb sellisena vaadata. Ja midagi pole teha, kui me vaatame praegust oma ühiskonda, siis on ikkagi siin midagi väga valesti, sest muidu poleks meie inimeste vahel ja nende sees nii palju pingeid, vastuolusi, mittemõistmisi. Ilmselgelt midagi on tugevasti nihkes. Ja kui kuulata sellist ühiskonna üldist debatti, siis on selline tunne, et põhiteemaks on meil muutunud majandus. Kõike mõõdetakse ja kaalutakse läbi majanduse prisma ja sageli vaid hetkemajanduse vajadusi silmas pidades. Ja vastuvaieldamatult majandus on tähtis, seda ei saa keegi öelda, et ta ei ole tähtis. Aga ainult tekib paratamatult ühel hetkel küsimus, et kas majandus on see ülim eesmärk, mille nimel me tegelikult eksisteerime. Kas see on see, mille eest kõik ülejäänud peab kõik taanduma? Ja kas igasugune majandus ükskõik millise ohvriga on meil vajalik? Ma arvan, et see ei ole nii. Majandus on vahend, väga oluline vahend, üks paljudest olulistest vahenditest millegi hoopis olulisema eesmärgi saavutamiseks. Siis mis võiks olla meie ühiskonna ja kultuuri eesmärk? Keeruline öelda, eks ju, me siin proovisime arutada tulevikku ja me ei suutnud seda eriti paika panna. Aga alati sellistel puhkudel tuleks vaadata mingit teksti ja ma usun, et me leiame midagi taolist meie põhiseaduse preambulas, mis ütleb sellised read: kindlustada ja arendada riiki, mis on rajatud vabadusele, õiglusele, kordan õiglusele ja õigusele, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ja on pandiks praegustele ja tulevastele, kordan tulevastele põlvedele, nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus,
mis peab tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Ja lisaks veel paragrahv 5, Eesti loodusvarad ja loodusressursid on rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult. Seega siis vahend ja eesmärk. Väga ohtlik, äärmiselt ohtlik on vahendit võtta eesmärgi pähe, sest et kui eesmärk unub, siis me ei tea enam, kes me oleme ja miks me oleme. Ja mulle tundub, et me oleme ohtlikult just sellesse suunda kaldunud. Mis teha sellises situatsioonis? Ilmselt paljud, aga ma viskan siia mõttesse mõningad võtmesõnad. Esiteks teadus. Kui vaadata meie teadust, siis on see ju uskumatult kiiresti muutunud äärmiselt võimekaks, vaatamata sellele väiksusele ja teaduse järjepidevale alarahastamisele. Meie teadus on maailmas peaaegu üsna esirinnas. Ainult, et kui me vaatame riigi juhtimist, siis ei kasutata seda potentsiaalset võimekust eriti tuleviku otsustuste tegemisel. Ja jääbki selline kummaline tunne, et meil on siin ühes kohas on üks universum, mida me nimetame teadusmaailmaks, ja siis on teine universum, mida nimetatakse riigi juhtimiseks. Ja kui need omavahel kokku saavad, siis ainult väga põgusalt. Aga kui see on nii, siis kuidas me saame olla üldse kindel, et meie riik on juhitud vastavalt eesmärgile ja mitte vahendile, kui me seda potentsiaali ei kasuta. Siis teiseks, mis võiks vaja olla, on kindlasti tugev kodanikuühiskond. Sest kui meil on tugev kodanikuühiskond, siis see suudab tagada, et see valitsemine toimib viisil, mis on kogukondadele, inimestele oluline ja vajalik. Korraks tulles metsa küsimusele juurde, siis ma arvan, et see, kuidas me tulevikus edasi läheksime, esiteks eelmine metsanduse arengukava tuleb lihtsalt kuulutada ebaõnnestunuks ja uut alustada, protsessi alustada. Siin oli küsimus, kes seda juhib, ka see on üks protsessi osa, selle üle otsustamine. Tugevalt enda eest seisav kodanikuühiskonda, see on tegelikult vaja kõikides valdkondades ja selle eest tuleb seista. Ükskõik, kui raske see on ja ükskõik, mida praegune valitsejate pool proovib teha seda, et seda ühiskonda sellisel kujul kõrvale lükata oma eesmärkide saavutamiseks. Kolmas on haridus. Meie inimesed peavad olema targad ja kriitiliselt mõtlevad, peavad moodustava targalt kaalutleva kogukondade kogumi. Sest midagi pole teha, rumalus on ülbe ja ennastäis võimu kõige parem abimees, mis üldse saab olla. President rääkis targast rahvast, jah, me peame seda olema ja me peame selleks veel enam saama, ja lisan siia juurde selle ühe kriitilise koha, mida on ka siin jutus korduvalt läbi käinud, ökoloogilise hariduse, selle ääretult pakilise vajaduse seda kiiresti arendada, sest muidu ei ole mitte mingil kombel meil võimalus vastu seista kõikidele nendele väljakutsetele, mis meie ees paratamatult on. Ja neljandaks hoolivus. Võib tunduda, et see on niisugune ninnu-nännu, ma arvan, et ei ole. Hoolivust on vaja ja mõistmist, mitte vastandumist, vaid üksteist austavaid arutelusid. Hoolivust on vaja nii inimeste kui ka elukeskkonna ja teiste eluvormide vastu. Praegu me räägime enamikus kogu aeg konkurentsis, aga uskuge mind, ainult konkurentsist rääkida ei vii meid ühiskonda, kus me tahame elada ja kus me oma keskkonnaga hakkama saama. Vaja on ühiskonda, kus me tahame elada, mitte sellist lõhestunud ühiskonda, mille õnneindeks käib alla mäge. Soome on 9 aastat selles nimistus olnud esimene. Eesti on langenud 2023. aastast 5 astet ja on praegu 39. koha peal. Jällegi see tähendab midagi seda suuremat, midagi on ühiskonnas valesti. Meil on vaja ühiskonda, kus noored tahavad elada, ühiskonda, kus lapsed tahavad sündida. Huvitav küsimus on, et miks meie ühiskond ei taha nooreneda? Sest oma eesmärgi unustanud ühiskond on lihtsalt katki. Lastele ja noortele on vaja ühiskonda, kus elukeskkond on hoitud ja väärtustatud läbi põlvede ja kus siseneja või sündija tunneb, et ta on hoitud ja oodatud. Loomulikult on vaja veel palju teisi erinevaid märksõnasid, aga need tulevad, kui me seda protsessi alustame ja kui me oma eesmärki silme peame.
Kui nii liigume, siis saame ka pikas perspektiivis metsa ja elukeskkonna probleemid lahendatud ja uskuge mind, ühel hetkel me imestame, et kuidas me küll varasemalt võisime üldse nii rumalalt toimetada. Teate, me kõik loome ühte lugu. Me oleme kõik selle ühe loo kaastegelased. Igaüks omal viisil. Need, kes me siin oleme saalis, need, kes meid kuulavad ja ka kõik teised. See on selle kultuurilugu, selle rahvalugu. Ja see peab jääma vägavaks looks. Loomulikult on paha, kui lugu vahepealt käest ära läheb. Aga ma arvan, et ei ole hullu. Lugu saab juba viia uuesti õigetele radadele. Ja kui me nii liigume, siis ma arvame, et me saame ühel hetkel ka pikas perspektiivis metsa, elukeskkonna ja inimeste vahelised suhted palju paremini korda, kui nad praegu on. Nii et sellised mõtted siia päris lõppu minu poolt. Aitäh teile, et te tulite, et te sellest konverentsist osa võtsite, ükskõik siis kas läbi interneti või siin koha peal. Ja ega midagist, ilusat koduteed teile kõigile.